Tere hommikust, austatud Köhleri sõbrad! Kell on 11 ja kuna meie Viljandi muuseumis on kõik täpne, siis alustame konverentsiga. Ma juba näen, et siit on osad inimesed veel puudu, aga ju nad tulevad tasapisi. Igal juhul lubage kuulutada Köhleri konverents avatuks. Kui me eelmisel aastal hakkasime seda juubeliürituste kava ette valmistama, siis oli meil tunne korraldajate tiimis, et tegemist on päästeaktsiooniga. Paistis, et kunagi nii kindlalt kanoniseeritud suurmees hakkab ära ununema. Vähesed noorema põlve viljandlased osanuks vastata, kes on see pintsliga abemik, kelle pronksi valatud kuju on Viljandi muuseumi taga. Ka kunstist ja kunstiloost rohkem teadlik inimestele tundus Köhler ammendatud projektina. Kõik on ju ammu läbi uuritud, mitmed monograafiadki ilmunud. Tegemist on justkui mineviku kunstnikuga, kelle looming tänapäeva ei kõneta. Rõõm on teile teatada, et me eksisime. Või õigupoolest, et meil, juubeli korraldajatel, oli õigus. Köhler on oluline. Viljandi muuseumis, Kondase keskuses ja Rüki galeriis pole kunagi varem käinud nii palju külastajaid kui praegu avatud juubeli näitustel. Inimesed tunglevad, et rohkem teada saada kunstniku elukäigu kohta ning näha tervet tema loomingut, nii reprode kui originaalidena. Noored kunstnikud tõestavad spetsiaalselt selleks näituseks tehtud töödega, et Köhler kõnetab ka neid. Lisaks ilmnes näitust ette valmistades, et Köhleri puhul on veel paljugi selgusetut. Mõndagi uut on päevavalgele tulnud tema elu ja tegevuse kohta. Ajaloo muuseumi kogudest leiti üles Köhleri hõbemedal. Meie ka avastasime lihtsa netiotsinguga lausa Köhleri senitundmatu maali. Tsaar Aleksander II suure paraadportree, mis asub Iraani Golestani palees. Palee on tänaseks raketiga pihta saanud, aga pärsiakeelsed kanalid ütlevad meile, et vanemad kunstiteosed jõudi sealt ilmselt siiski evakueerida. Aga maali täissuuruses koopiat võite näha Viljandi muuseumis. Huvi Köhleri vastu näitab ka see, et pidime konverentsi kolima suuremale pinnale, et kõik osalejad ära mahuksid. Täname teatrite Muffit meid lahkesti võõrustamast. Tänane konverentsi päev, nagu siin ekraani peal näha, on jagatud 3 ossa. Köhler ja tema aeg, Köhler kunstnikuna ja Köhler täna. Nii et soovin teile toredat konverentsipäeva ja loen siis ka ette esimese ploki esinejate tutvustused. Nagu öeldud, esimene plokk on Köhler ja tema aeg ja kõnelevad ajaloolased. David Vseviov on ajaloolane ja õppejõud, tuntud oma tasakaaluka meele poolest. Iga kord, kui meedial on tarvis kommentaari mõne eriti tundliku teema kohta, pöördutakse tema poole. Tänased teemad pole kindlasti nii teravad, aga vajame David Vseviovi abi valdkonnas, kus ta on asendamatu. Köhlerit ümbritsenud 19. sajand ja müstiline Venemaa, et seda lahti muukida. Erki Tammiksaar on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor. Ta on hariduselt geograaf, ent sukeldus juba ülikooli õpingute ajal teadusloo uurimisse. Erki spetsialiteediks on Eesti juurtega baltisaksa teadlased ja üle Eesti ulatuvad Vene-Euroopa teadussidemed. Ta on ka Viljandi muuseumi Köhleri eluloo näituse tekstide kaasautor. Näituse jaoks uurimistööd tehes avastas Erki, et kunstnike tema tõekspidamiste kujunemine on Vene teadusringkondadega seotud tihedamalt kui arvata võis. Andres Andresen on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi kaasprofessor. Ta uurib riikluse, õiguse, religiooni ja kultuurilooga seotud probleeme ajavahemikus 17. sajandist kuni 20. sajandi alguseni. Samuti ka ajalookirjutuse ajalugu ja Eesti mõttelugu. Täna heidab ta uut valgust Köhleri tegevusele rahvuslik ärkamise tegelasena. Palun siia David Vseviov. Aitäh komplimentide eest, aitäh kutse eest. Head inimesed, ma ei tea, kuidas teie, aga minu viimase aja, kuidagi ma ei tea, kuidas seda nimetada, see ei ole hobi. See on mingi sisetunne, et kui palutakse rääkida mõnest inimesest, kes on läinud ajalukku,
siis sa mõtled nendele numbritele, teile kõikidele tuttavatele numbritele aastale 1826 kuni aastani 1899, mis märgistavad Köhleri eludatumeid. Ja ma ei tea, kuidas teie, aga mul on alati siis tunne, et tahaks panna silmad kinni ja näha seda pilti, mida minu põlvkonna esindajatel oli mingis mõttes võimalik näha, ehk Sankt-Peterburi, ja kujutada siis ette seda ajajärku. Ja kuigi me teame, et aasta 1826 ei ole veel see daatum, kui Köhler jõuab Peterburi, aga see on maailm, mida me näeksime, kui me heidaksime sellele pilgu kui hobuste maailm. Ja me jõuame lõpuks teiega sellesse ajajärku, kui tänavatel liiguvad autod. See on see raamistik. Ega ei jõua ju praegu detailidesse süüvida, aga ma lihtsalt mõne lausega tahaksin pöörata teie tähelepanu just nimelt sellele ruumile ja ajale. Impeeriumi pealinn, hiilgav linn, eriti sajandi lõpus, ja mis puudutab aega, siis kui me mõtleme Köhleri eluaastatele, need on 4 keisrit. Neist meie jaoks muidugi olulised on neist vast 3 viimast, ehk Nikolai I, Aleksander II ja Aleksander III ja ka natukene Nikolai II. Nii et seesama ajajärk. Ja tuletan siis meelde, 1846 siis jõuab Köhler Sankt-Peterburi ja lõpetab akadeemia aastal 1855. Ja see on nüüd see aeg, kus toimub, ja me kujutame jällegi seda ette, et millest võidi rääkida. Mis on see, mida inimesi erutas. Ja see aeg on jällegi väga paljus meelde tuletav paralleele tänase päevaga. Krimmi sõda tuleb tuttav ette, õigus. Ja aeg, kui Nikolai I asendab Aleksander II. Ja nüüd on veel üks huvitav moment. Ja ausalt öelda, kui mitte Köhler ja mitte palve natukene sellele ajale mõelda, ma ei oleks isegi hakanud niivõrd süüvima. Jah, minu jaoks on Aleksander III aeg tuttav, aga need detailid, mis kuidagi välja tulid, ma ei tea, enamuse jaoks, kas ei ole nii, vähemalt selle põlvkonna esindajate jaoks, kes õppisid koolis omal ajal, nõukogude ajal, see oli ju niisugune robustne monarh. Ma mäletan, neid kirjutisi käib säärik saabastes. Miks käib? Sellepärast sinna oli mugav peita viinapudelit. Ja meie jaoks on tsaar venestaja. Ja nüüd ma tsiteerin teile Sergei Djagilevi. Vene kultuuri jaoks on ta Vene monarhidest parem kui keegi teine. Ja siis ma hakkasin natukene detaile vaatama. Ja see on täiesti uskumatu, milline huvi kunsti vastu. Kui palju ostnud kunsti kokku, kui palju maksnud. Ja mis oli veel üks huvitav detail, mina ma ei teadnud, oli, ja arvake huvi pärast ära, kes oli tema peamine konkurent, külastab näitust, tahab osta mingi maali ja keegi on siis tema ka võistlemaks, pakkumaks lihtsalt üle. Arvake, kes see oli? See oli Tretjakov. Meile kõigile tuntud Tretjakovi galerii, on ju niimoodi. Nii et see on üks moment, mis minu jaoks oli ka natukene kuidagi huvitav. Jällegi, mitte kunsti ajaloolasena, võib-olla inimesed sellel peatuvad.
aga meil on ju alati ja peaaegu kõik perioodid, kus selles maailmas toimub ju mingi rivaalitsem, omavaheline võitlus. Tol ajal peredvižnikud, akadeemia, Aleksander III, peredvižnikute toetaja, väga palju võtab sõna nendes küsimustes, mis puudutavad kunstielu. Nüüd järgmine moment, ei jõua ju pikalt nendel asjadel peatuma. Õukonna kunstnik. Nüüd väga sageli, ka Köhleri puhul, oleme kokku puutunud tihedad sidemed õukonnaga, mida see tähendab. Terminina Peeter I ajast, nagu väga paljud asjad, läänest üle võetud mõiste õukonna kunstnik. No meie jaoks selles rollis vast kõige tuntum Timofei Neff, õigusõukonna kunstnik tiitlina, hiljem tiitlit ei ole. Nii et kui vahetevahel öeldakse, et keegi on õukonna kunstnik, siis see on ajutine määratlus hudожник его императорского величества. Nüüd järgmine võib-olla huvitav moment, millele tasub tähelepanu pöörata. Õukond, mida see endast kujutab? Võtan nüüd näitena Nikolai II aja, nii et Köhleri elu viimane periood. Õukond on tol ajal 1543 inimest. Nii et tegemist ei ole mitte siis paarikümne inimesega, vaid 1540 inimest. Ainuüksi Romanovite suguvõs on ligikaudu 120 inimest, kuuluvad õukonda. Nüüd, mis meie temaatikat puudutab, siis õukonna liige on ka keiserlike teatrite direktor, näiteks kuulub õukonda, ja õukonda kuulub ka Ermitaaži direktor. Nii et nad on õukonnad, aga näiteks ka ligikaudu 70 daami, kes olid autasustatud Katariina Suure ordeniga, automaatne õukond. Mida see tähendab? Ja mis oli võib-olla ka Köhleri puhul, no mitte pluss, aga et ta sinna ei kuulunud. Õukonda kuulunud inimestel olid ette kirjutatud väga paljud kohustused, no kõigepealt, ja ka piirangud. Luba abielluda ainult keisri loal. Siis 4 erinevat mundrit ja nii edasi, ei hakka nendel detailidel peatuma, see ei ole võib-olla nii oluline. Nüüd veel üks niisugune moment, mida kindlasti võiksid kunstiajaloolased pärast täpsustada. Ma ei oska teile öelda, on see nii või ei ole, aga meile kõigile tuntud Maria Fjodorovna portree, daami portree Köhleri sulest. Ja vähemalt need albumid, mis mulle või need reprod, mis mulle silma jäid, seal oli kirjas, ja vot see on nüüd võib-olla selle minu pisikese ettekandekese puhul üks kõige olulisemaid sildu, seal oli kirjas ilmselt maalitud foto järgi. Nüüd te peate siis hiljem täpsustama, on see nii, ei ole, aga minu jaoks oli täiesti piisav, et on mainitud foto järgi. Väga huvitav inimene, erakordselt, noorest peast lesk. Te võite teda näha ja see haakub selle foto järgi kinokroonikates. Ja, kui te vaatate tolleaegseid kinokroonikaid 20. sajandi alguses, siis esimene paar, kui on mingid ametlikud võhodi, neid nimetati, kõik õukonna liikmed peavad sellest osa võtta, siis Nikolai II kõrval on alati tema. Tunnete sealt ära. Väga palju või suur huvi kunsti vastu. Tema joonistamisõpetaja oli akadeemik Nikolai Lossev.
veel üks niisugune moment, millel üldse ei hakka peatuma, mis iseloomustab tolleaegset tsaari perekonda, mitte ainult Nikolai teist, Aleksander kolmandat, neid kõiki. See on heategevus. See on uskumatu, kui laiaulatuslik on nende heategevus ja kui suured metseenid nad on, mis puudutab ka kunstimaailma. Muuseas, tema oli üks nendest, kes aastal 1915 püüdis teha selgeks Nikolai teisele, et ta ei võtaks endale ülemjuhataja ametit. Väga paljud ajaloolased leiavad, et see oli hukatuslik. Hiljem emigratsioonis sureb 28. aastal. Emigratsioonis poliitikast osa ei võta, traagilise saatusega naine. No nüüd ma tulen selle foto juurde. Vot miks ma arvan, et see aeg on unikaalne. Vot just see 19. sajandi viimased kümnendid. Ja ma ei tea, kas see on nii või see ei ole nii. Aga minu meelest täitusid siis, ja ma olen seda kuidagi niimoodi püüdnud formuleerida, mitte lihtsalt inimkonna unistused, vaid mütoloogilised unistused. Neid ajajärke inimkonna ajaloos ei ole nii palju. Seal on ka mingi paralleel tänase päevaga. Ja nüüd hakkame mõtlema. Mida see tähendab? Mida tähendab foto? See on ju mingis mõttes surematus. No, hoopis teine maailm. Võtame edasi. See on võimalus, et sõnum, mida ma tahaksin edastada, jõuab kaugemale, kui ma suudan hüüda. Telefon, telegramm ja nii edasi. Kõik muu on ju edasi arendus sellele. 1885 elekter talve palees ja 15 aastat on see Euroopa suurim elektrijaam talve palees. Telefon, võimalus suhelda. Sellega on väga huvitav ja memoristi märkus, et ametnikud enam ei kirjuta paberit, vaid lakkamatult lobisevad telefoni kaudu. Ja vot see on see aeg, mis iseloomustab 19. sajandi lõppu. Mida ei jõua Köhleri silmad näha ja mida tavaliselt, kui ja ma alati ühendan seda 19. sajandi lõppu 20. algusega. See on lennuk 1903. Ja vot kui vaadata neid esimesi reaktsioone, siis need on pigem esteetilist laadi. Me saame heita lõpuks maailmale selle jumaliku pilgu, näe seda ülevalt alla. Ja natuke see läheb meie raamidest välja, aga ma olen seda ka alati näitena toonud. Ja vot siit on see ka paralleel. Vot paratamatult Köhler paneb ka niisugustele asjadele mõtlema. 1903 lennuk. Ma jätan praegu kõrvale selle, et pole oluline, et lendame kiiremini, kaugemale, mugavamalt, põhimõte, see on lennata. Möödub 10 aastat, 1912-13 Balkani sõjad. Foto on olemas ja pildid, paljud meist on näinud. See 2 tiivaga lennuk, lendur, nahkmüts peas, prillid ees ja laseb pommikesi alla. Ja vot sealt saame me selle maailma, vot see on see murrang, kus tapmine muutub anonüümseks. See pilt, mida me tänasel päeval oleme nii sageli näinud. Arvuti taga istub väike poisikene, vajutab nupukesi. Ja. Nüüd on poiss saanud 20 aastat vanemaks, jalas on pikad püksid, ikka vajutab neid nupukesi põhimõtteliselt. Ja. Seesama aeg. Miks jällegi? Miks Köhler? Miks see aeg? Aga me just abikaasaga sõitsime siia ja vahetasime mõtteid tee peal. AI, täpselt seesama maailm.
täitunud on inimkonna järjekordne mütoloogiline unistus, et keegi mõtleks minu eest. Ja selles mõttes need epohhid ja inimesed nendes ajastutes võivad pakkuda huvi ka tulenevalt sellest aspektist, et miskit kordub, kuidas nad siis hakkama said, kuidas nad toimetasid ja nii edasi. Nüüd korraldajad tundsid huvi, et kuidas Köhler võis ennast tunda, inimene, kes on pärit ikkagi provintsist, mitte nendest sotsiaalsetest kihtidest, kuidas ta võis ennast tunda suheldes nende inimestega. Ja minu vastus oli täiesti normaalselt, sest see on aeg, kus inimesed oskasid suhelda. See on hoopis teine aeg. See on tore aeg. Ja vaat see on veel üks niisugune, ma tean, ma toon teile veel ühe näite. Vaat see eetiline raamistik. Ja mul on see näide nii hästi meeles. On väga paks raamat tollest ajast. See on tolleaegne Aleksander III, Nikolai II aja peaministri vitemälestused. Ja ma toon neile nendest mälestustest ühe lõigu või võib-olla 2, kui aega on. Aga esimene on järgmine. Ta on nüüd juba peaminister ja ta meenutab, et kui ta õppis, siis nad väga sageli sõpradega, mis oli tollel ajal nii iseloomulik ajaveede, jällegi paneme Köhler kaardimäng. Ja, mängivad kaarte. Ja neil oli niisugune oma seltskond. Ja nüüd on juba ammu ülikool selja taga, veel kord, ta on peaminister. Üks mängupartneritest oli ka minister. Üks oli ühe Siberi kubermangu asekuberner ja üks oli juhtiv meedikprofessor. Ja neil rohkem aega kokku saada ei olnud, aga mängida tahtsid. Ja nüüd nad olid omavahel kokku leppinud. Ja nüüd kujutage seda ette. Ja nüüd ta kirjeldab. Ta sõidab parajasti Tsaari rongis. Tsaaril oli oma 2 rongi, nad alati väljusid eri suunas ja keegi ei teadnud kunagi, kummas rongis Tsaar on. Ja nüüd ta mängib seal kaarte. Ja nende kokkulepe oli järgmine. Et ta mängib konkreetselt 3 inimesega, neid on 4 kokku, jah? Aga mõttes omistab neile oma sõprade nimed. Nii et sina oled see asekuberner, teie olete see ja teie olete see. Ja kui nad siis kuskil kohtusid juhuslikult, siis klaarisid omavahel ka need rahalised vahekorrad. Ja ma lugesin ja mõtlesin, et kui minul oleks kokkulepe mõne oma hea kursuse kaaslasega ja kui ma oleks mõne teise mängijaga kaotanud 200 eurot, mida ma talle oleks öelnud? No, ma võtan oma kursuse kaaslase teile tuttava nime, Kaur Altoa. Kas ma oleks talle öelnud, et kallis Kaur, võta need 200 eurot, sa võitsid, või jätaksin ütlemata heal varianti, või ütleks, et anna mulle. Või teine näide, jällegi, see on see maailm, ta on nüüd külas sellel viitsekuberneril. Ja viitsekuberner ütleb talle, et tead, mul tuli see meelde. Ma saatsin ühele mehele Moskvas 100 rubla. Ja miks ta saatis talle 100 rubla? See oli söögikoht, kus tudengid käisid, Filippov. Ja see söögikoht kujutas enesest siis ühte lauda, sellel olid võileivad, puženina, lihavõileivad. Leti taga seisis peremees, tal oli käes 2 pudelit viina, ta kallas kogu aeg pitse täis, abikaasa valmistas köögis neid võileibu ja see komplekt maksis 10 kopikat. Ja see oli tulvilt tudengeid.
ja see vitsekuberner ütleb, et tead, raha ju ei olnud. Ta oli sama lihtsalt päritolu nagu Köhler. Raha ei olnud. Ja vahel ma sõin 3 komplekti, aga maksin 2 eest. Ja pole kahtlustki, et see mees seda ei märganud. Aga ta ei teinud kunagi ühtegi märkust. Miks? Sest ikka leidus keegi, kes meenutas seda ja saatis siis tagantjärele raha. Ja? Paljud võib-olla ei teinud seda, aga sellest summast oli piisav, et katta siis need kulud. Vot järsku tuli tulenevalt sinu küsimusest meelde, et milline see atmosfäär ja inimeste vahelised suhted olid. Ja nii et nad olid väga inimlikud, nad olid väga sõbralikud, vaadake fotosid, vaadake õukonna liikmete. Te näetegi, tsaari tütred mingisugusel laadal, siis heategevuslikul eesmärgil müüvad oma poolt valmistatud mingeid käsitööd näiteks. Lihtinimestel, täiesti tavaliselt. Nii et see ettekujutas, mida meile nõukogude ajal maaliti, et need sotsiaalsed vaheseinad olid niivõrd ületamatud, ei vasta tõele. Need on hoopis midagi muud. Te ei leia ka 19. sajandi lõpu rahvaloendustest näiteks rahvust. See ei ole oluline. Veroispovedanje, kas te olete luterlane, olete te juudiusk, olete te moslem, see on määrav. Nii et vot see oleks veel kord lühikene niisugune kokkuvõte, aga peamine, mis minu jaoks on huvitav, just see arusaam ja kuidagi vajadus mõelda nendele inimestele, kes toimetasid, tegutsesid ja elasid sellel ajajärgul, kui täitusid inimkonna mütoloogilised unistused. Aitäh!